Jõuluturul nüüd on alati olnud erinevate riikide hinnaindikaatoriteks. Kui odav või kallis, siis naabrite juures ikka on. Eks see tase, mis turul peegeldab teatud mõttes ära ka majandusliku seisu. Alustame Tallinnast ja vaatame üle, kui palju ja mis siin maksab. Mis mulle isiklikult silma jääb, on see, et kuusk on siuke pisike ja natukene rääbakas, et lühikene selline. Aga sellegi poolest ilu ja rõõmu ta siin ju linnastele ja külalistele eelkõige pakub. Aga mis on kõige õigem toode, mida siis vaadata? Aga loomulikult on see jõuluglögi. Me vaatame hindasid, et 7-8 eurot selline alkoholiga, et läheb kaubaks küll. Ja, see on odavam või eile aasta. Eelmine aasta? Ja, see on odavam. Kuidas vana Tallinn müüb glögi? Nii hea. See on väga populaarne toode siin. Ilma alkoholita glögi siin 6 eurot, vana Tallinnaga 8, 7, 8, et alkoholiga on kallimad. Paneme siia juurde veel 2 eurot panditasu ka. Panti võetakse siin, neid topsikuid võetakse nurga taga vastu, et saate selle tagasi. Nii et selles mõttes pole hullu. Süüa saab jõuluturul ka loomulikult. Näiteks selles kohas on müügi irvelihavorst. Hinnad on siin 15 kuni 17 euroni. Keegi nagu virisema ei hakka, et liiga kallis on. Ei, mitte ükski inimene ei ole seni virisenud, et kõik näevad, et portsud on hästi suured selle hinna eest ja ma ei tea, kõik hea meelega võtavad. Saan aru, et siit saab tasuta salatit ka veel kaasa peale? Seal on kõik tasuta lisandid, ehk siis see on siuke boonus sinna juurde, võib-olla sellepärast ei virisete. Selge, nii et süüakse küll? Jaa, väga hea meelega süüakse. Jõuluturg on suutnud eemale veletada laiatarbekaupade müüjad ja hinnatud on kohalik käsitöö. Kas see tõepoolest on kõik käsitsi tehtud? Ja siin on käsitsi, suurem osa ongi käsitsi tehtud ja kõik on kodus tehtud, ei ole vabrikutöö. Kui kaua ja mitu kudujad siis sellega kõigega hakkama on saanud? Ja erinevad kudujad on kusjuures, et ma aitan nagu palju kudujaid. See on ikkagi terve aasta ettevalmistus? Jah, terve suvetöö. Et mustrid on sellised erinevad ja... Erinevad mustrid ja erinevad kudujad. Kui nüüd ausalt käsi südamele pannes, te ise kudujana, kas see 35 eurot on õiglane hind või ikkagi tahaks natukene rohkem küsida, sest tööd on palju ju? Ma arvan, et 35 on nagu hästi õiglane hind sokipaari kohta. 15 eurot on nagu väike hind sokipaari kohta. Edasi aga siirdume juba Leedu Vabariigi pealinna Vilniusesse. Kuigi leedukate majandus õitseb Baltikumi vendades kõige paremini, siis hinnad on ikkagi veidi soodsamad kui meil. Etaloniks olnud õõgveini saab kätte vahemikus 5-7 eurot. Piparkoogi saab olenevalt kaunidusest ja suurusest kätte juba 1 euroga. Kallimate eest küsitakse nii 6 eurot. Aga mida turul arvatakse? По 50 centų kai kurie, bet šiaip tai tikrai, sakyčiau, labai panašios kainos draug. Tai kadangi pieno produktai kilo, tai sūrio 1 eurų pyragėlis brangesnis, su sūriu, su liofilizuotom avietėm ir su pistacijų riešutais, o visi kiti pyragėliai po 8. Nüüd aga siirdume lõunanaabrite juurde Lätti ja nende Riia vanalinna peaväljakule, kus samuti avatud jõuluturg. Tikko ienācu, nemaz neesmu iepazinusies, kas te tālāk, bet izskatās pēc ka ļoti interesanti ir, bet savādāk kā citreiz. Cilvēki ir auguši, paliek smaidīgāki, cenas nav, viss paliek garšas paliek garšīgāk, mēs cenšamies īpaši receptes tieši Ziemassvētku laikam. Cilvēki ir vien priecīgāki, arvien atvērtāki, kas arī ļoti pozitīvi mūsu laikā, arī tumšajā laikā, teiksim, tieši pretēji. Laiks paliek tumšāks, dragnāks varbūt nedaudz, bet tieši otrādi cilvēki paliek priecīgāki. Mida Riia jõuluturgu vaadates öelda? Õõgvein maksab 5-7 eurot, piparkoogi hinnad 2-7 euroni, jõulupraed aga vahemikus 7-15 eurot. Balti pealinnade jõuluturu hinnad võib aga võtta kokku selliselt. Klientai atėję sako, kad Estijoje yra daug brangiau negu pas mus. Tai džiaugiamės ir užsieniečius aptarnaujam, nes jie viską mielai perka už tokias kainas. Kopumā cenas Rīgā ir ļoti līdzīgas kā pārējās Baltijas galvaspilsētās. Atšķirības svārstās vien pāris eiro robežās. Lētākais karstīns ir tepat Rīgā, bet Igaunija izceļas ar dārgākajiem pamatēdieniem. Noskaņa gan visur ir viena. Cilvēki šeit nāk gan pēc ēdieniem un dzērieniem, gan arī pēc svētku atmosfēras. Kuna selleks, et ikkagi Baltikumi ühtsus ka siin Tallinna jõuluturul oleks olemas, siis on näha, et Venäjavabariigi lipp siin kenasti lehvimas ja tundub, et ka sealt riigist need erinevad vorstisaadused ja üldse lihatooted siin lauale on jõudnud.